Tervist! Mõtleme korraks, mis siis, kui absoluutselt kõik, mida sa keemiatundis õppisid, on, tegelikult vale. Või vähemalt massiivne lihtsustus. Just seda me täna uurima hakkamegi. Ja see tsitaat siin, see tabab otse naelapea pihta. Mõelge ise, koolis joonistatakse meile selged piirid, et näete, siin on füüsika ja seal on keemia, nagu kaks eri riiki. Aga looduses, seal selliseid piire lihtsalt pole. See kõik on tegelikult üks suur ja segane, aga samas imeliselt seotud lugu. Ja see panebki mõtlema, eks, kui juba see kõige esimene, kõige fundamentaalsem jaotus on tegelikult kunstlik, siis mida me veel oma maailma põhireeglite kohta valesti teame? Selgub, et see, mida meile koolis räägiti, on ausalt öeldes vaid jäämä veepealne tipp. Okei, alustamegi siis sellest esimesest müüdist, nendest kunstlikest seintest, mille me oleme ise teaduste vahele ehitanud. Lihtne loogika ju tegelikult. Keemia on teadus aatomitest. Aga oodake, füüsika on ju samuti teadus aatomitest. Need ongi ühe ja sama mündi kaks külge. Mõlemad uurivad täpselt sama materiaalset maailma, lihtsalt natukene erineva nurga alt. Aga teate, see piiride hägustumine, see on alles soojendus. Nüüd läheb asi ikka tõeliselt kummaliseks. Me sukeldume otse aatomi enda, üsna veidrasse reaalsusesse. Meile kõigile on tuttav see kuulijupiku pilt aatomisteks. Selline ilus väike päikesüsteem, kus elektroonid tiirlevad ümber tuuma nagu planeedid. Väga kena ja korrapärane. Aga tegelikkus on midagi hoopis muud. See on pigem tõenäosuse pilv. Hägune udukogu, kus elektroonil pole mingit kindlat rada. Ja just siin tuleb mängu see oluline sõna, orbitaal. See pole mingi ringrada, mida mööda elektron jookseb. Mõelge sellest pigem kui tõenäosuse kaardist. See näitab meile lihtsalt piirkondi, kus elektroni on kõige tõenäolisem leida. Ühesõnaga, kindluse asemel on meil puhas statistika. Ja see läheb veelgi veidramaks. See elektron pole lihtsalt mingi väike täpike seal pilves. Ta on korraga nii osake kui ka laine. Kujutate ette? Tal pole kindlat teekonda ja mis kõige hullem, me ei saagi kunagi samal hetkel teada tema täpset asukohta ja kiirust. Tere tulemast kvantmaailma, kus meie tavaline loogika lihtsalt ei kehti. Nii, kui juba aatomid ise on nii, reegleid eiravad ja kummalised, siis pole vast suur üllatus, et isegi keemia püha graal, perioodilisuustabel pole tegelikult nii kivisse raiutud, kui meile on õpetatud. See ongi asja point. See tabel pole mingi fikseeritud seaduste kogum. Reeglid muutuvad ja need muutuvad drastiliselt, kui tingimused on ekstreemsed. See, mis kehtib siin meie mugavas maapealses laboris, ei pruugi Jupiteri sisemuses enam üldse paika pidada. Vaadake neid näiteid. Tohutu rõhu all isegi inertne gaas nagu heelium muutub järsku reaktiivseks või naatrium, klassiline leelismetall, lihtsalt lakkab olemast metall. Ja mis on eriti pöörane, neutronid äje lähedal, kus magneetväljad on meeletud, klammerduvad muidu ükskõiksed heeliumi aatomid üksteise külge. See on sõna otseses mõttes täiesti uus keemia. Ja kui me juba kosmosest räägime, siis vaatame korraks suurt pilti. See paneb asjad ikka korralikult perspektiivi. Kogu see tohutu universum koosneb peaaegu täielikult kahest kõige lihtsamast elemendist. 99% kõigest on kas vesinik või heelium. Ja nüüd mõelge sellele. Kõik muu, absoluutselt kõik, millest meie planeet, meie tehnoloogia, meie kehad on tehtud, süsinik, hapnik, raud, kõik see mahub ära sinna ühte tühisesse protsenti. See on ju uskumatu. Meie oleme see 1%, kosmiline harvaldus. Aga teadlased ei leppi selle 1%-ga. Mis juhtub siis, kui me proovime luua elemente, mida looduses ei leidu? See viib meid teaduse absoluutsesse eesliinile, üliraskete, ebastabiilsete elementide loomiseni. Sinna, kus füüsikaseadused on venetatud viimase piirini. Ja just siin hakkab Einsteini relatiivsusteooria keemiareeglid ümber kirjutama. Asi on selles, et mida raskem on aatom, seda kiiremini peavad selle sisemised elektronid tiirlema, et mitte tuuma kukkuda. Lõpuks läheneb nende kiirus valguse kiirusele ja siis muutub kõik. Relatiivsusteooria astub uksest sisse ja võtab keemialt juhtimise üle. Ja see pole mingi kuiv teooria, te olete neid efekte iga päev näinud. Miks kuld on kollane ja mitte hõbedane nagu teised metallid? Relatiivsusteooria. Miks elavhõbe on toatemperatuuril vedel? Sama vastus. Isegi su auto aku töötab suures osas just tänu nendele efektidele. See on peidetud füüsika meie igapäevases maailmas. See kõik viibki meid ülipõneva teadusliku võidujooksuni.
Teadlased üle maailma jahivad midagi, mida kutsutakse stabiilsuse saareks. See on ennustatud piirkond kaugel perioodilisuustabeli lõpus, kus ülirasked aatomid võiksid olla stabiilsed. Mitte laguneda sekunditega, vaid püsida ehk isegi miljoneid aastaid. See oleks täiesti uus materia. Ja praegu on sihikul see number 119. See on järgmine element, mille nimel käib halastamatu võidujooks. Selle loomine oleks absoluutselt tohutu saavutus. Okei, aga toome nüüd kõik need suured kosmilised ja kvantmehaanilised ideed tagasi siia maa peale. Miks see kõik meile üldse korda peaks minema? See tsitaat siin ütleb kõik. Kui uusi elemente avastati, peeti neid tihti täiesti kasututeks, lihtsalt teaduslikuks kurioosumiks. Aga vaadake nüüd ringi, kogu meie tehnoloogia põhineb nendel kasututel avastustel. Võtame või titaani. Kunagi lihtsalt üks veider metall, nüüd on see lennuketes ja meditsiinilistes implantaatides. Kroom, ilma selleta poleks meil roostevabat terast. Ja alumiinium, kunagi oli see kullast kallim, nüüd on see meil köögis fooliumirullis. Kõik need olid kunagi kasutud. Ja see ongi ehk kõige olulisem mõte. Me ei tohiks keemiat karta. Alates toidust, mida sa sööd, kuni telefonini, mida sa käes hoiad, see kõik on keemia. See pole midagi võõrast või ohtlikku. See ongi see teadus, mis kirjeldab maailma, mille me oleme endale ehitanud. Nii et lõpetamegi küsimusega. Kunagi pidasid teadlased titani kasutuks. Mis on tänapäeva kasutu avastus, mille abil me võib-olla juba homme tähtede poole lendame? Mõelge sellele.